täna siis 23. aprill 2018. Sa leidsin ühe laagriplatsi, kus see on nagu ametlik, et siin saab rahulikult olla, nii et keegi ei saa sind ära ajada. Siin nende puude taga on üks imeline vaade, mida praegu siit hetkel ei näe, aga ma loodan, et pärastpoole ma saan näidata. Lihtsalt fantastiline, siuke pool paljandikku, siukene kivine, korralik. Kaljusein on ja hästi sügavalt läheb alla. Tõeliselt äge. Magasin siis täna selles Ferrino Sling 1 telgis. Panin igaks juhuks kive igale poole, sest tuul oli päris kõva kogu selle aja. Raske öelda, palju ma sellest ajast magada sain, mis ma siin telgis olin. Aga hommikupoole, ütleme seal kella 5 paiku. Siis ma, kui ma käisin jälle pisil ära, tagasi tulin, siis oli rahulikum uni. Aga praegu on isegi kell saab alles 8, nii et ma olen võib-olla 3 tundi maganud. Ja ma arvan, põhjus ei ole mitte selles telgis endas kuidagi või selles ilmas või. Aga ma võtsin selle õhukese, vaata, näitab, missugune minu magamismatt sellel reisil on. Näete, nii penikene. Sest lihtsalt ei mahtunud mulle suuremat madratsid kaasa, nii et ma saaksin lennukiga selle pagasi mõõtude kohaselt läbi. Et oli sellega natukene jahe. Aga ma panin endale külje alla natukene veel sooja ja kuidagi ma ikkagi selle ööle elasin. Võtsin kõvasti endale erinevaid neid energiapatoone. Et kuidagi igal juhul hakkama saada, kui ka mitte kuskil ei õnnestu süüa saada. Siin on kõvasti igasuguse pabulaid maas, kuskil siin ja seal. Ilmselt metskitsed või mingid muud elukad on siin ka aeg-ajalt käinud. Üllatav on minu jaoks see, et ma sain selle telgi suhteliselt lihtsalt ka tagasi pandud. Ma arvasin, et kuna see on nii väikene pakikene, siis ta on lihtsalt kuidagi väga kõvasti kokku pressitud siin sees. Ta on pressitud, aga kuidagi isegi üsna lihtsalt läks. Algul vaatasin, et need on mingisugused penoplasti tükid, aga ei, need on korralikud kivi rahmakad siin. Sellised kriiskavalged, hästi ilusad. Sellele teekonnale, kus ma tulin sealt mäest alla siis oli hea, jookseid ma ei tea misegi, siis tulin siit ülesse. Nii, siin on päris vaade igale poole, 360 kraadi ja kõige kõrgem tipus lihtsalt
näha kandis. Ma olin hullult väsinud ja ma mõtlesin, et tahaks midagi korralikult süüa. Tulin siia pikka maad maha, et ma arvasin, et siin saab süüa. Aga tuleb välja, et see on just täna esmaspäeval suletud. Partri jõgi. Eksisin ära, aga ma vaatan, et päris huvitava käbiga leidsin. Tänu sellele, et GPS näitab võssa. Siuke jurakas. Ma kõndisin mingi hiiglama pika maa maha. Nii kaugele, kui mul GPS näitas, et ma peaksin minema mingis enda valitud suunas. Aga siis läks GPS lolliks. Ja ma olin keset metsa, kus ei olnud mitte mingisugused teid. Ja siis ma tulin peaaegu sama teed tagasi. Ehk siis hinnanguliselt kuskil 4-5 kilomeetrit ma tegin sükest lihtsalt ühes suunas edasi-tagasi. Kennedy linnakeses, võib-olla Valga suurune, ma ei oska öelda. Ostsin sellest kohast siin seda burgerit, 2 tükki, mul oleks veel siis friikartuleid ka. Sõin ära ja tundsin, et ei ole veel päris kõht täis, siis ma ostsin siit veel ühe juurde. Ja siis ma tunnen juba, et kõht on täis. Aga tõepoolest, et olin väga-väga näljane. Nüüd siis sammun sinna poole, seal on Wicklow linna pool. Aga kell on piisavalt palju, 18:20, otsin lihtsalt kohta, kus oleks võimalik telk püsti panna. Mingit suurt selle linnaga tutvumist täna ei tule kahjuks. Nii, olen siis praegu telgis selle koha peal, kus on see sinine noolekene. Vaat selle koha peal. Ja ma ei tea, võib-olla siin ei tohi üldse magada. Natukene siin vasakul pool tegelikult pargi sees. Aga ma olin nii väsinud, jalg oli valus, et ma läksin sinna, loodan, et keegi ei tule midagi ütlema. Teen siis väikse kokkuvõtte, mis on vahepeal olnud, et hakkasin siis kõndima siit Dublini lennujaamast. Dublini lennujaamas siin siis. Ja kõndisin selle rohelisega tähistatud hostelisse. Egali hostel, mis oli vist natukene põnev kogemus. 18 euro eest hommikusöök oli sees ja et ta oli küll väga spartalik selles mõttes, et
16 kohta oli küll seal selles toas, aga ütleme reaalselt kasutuses küll 4-5 kohta, aga oli väga põnev. Nii, edasi, siis Dublinis ma hakkasin järgmisel hommikul mühinal minema lõuna poole ja ma jõudsingi täpselt siia kohta välja, kus see kollaliselt tähistatud on üks niisugune parkimisplats, mitte parkimis, vaid telkimisplats. Ja siit oli ilus vaade, kui põgusalt nägin eriti huvitavat vaadet seal mägedele. Aga siis sellel hommikul ma siis kõndisin edasi ja kõndisin ka päris pika maa maha. Et ma ütleks, et see tänane päev oli raskusastmelt palju raskem kui eelmine päev. Sest võib-olla juba seetõttu, et Dublinis esimene pool peaaegu oligi ainult linnas. Et see nagu oli kergem. Aga sellel päeval oli kogu suurem osa teest oli mägedes ja siis lõpupoole seal kuskil eksisin ära seal metsas. Ja ma ei mäletagi, kus metsas, kuskil siin metsas võib-olla. Ja siis tulin sealt ära niimoodi, et ei vaadanud täpselt GPS-i, ilma GPS-ita kuidagi lihtsalt kaardi järgi, mälu järgi vaatasin, kust kohast ma tulin. Ja siis ma jõudsin lõpuks sellisesse kohta välja, tahtsin nii väga süüa. Selline koht nagu seesama Newton Mount Kennedy. Selles kohas, siis selles samas Henry and Rose Takeaway kohast, et sinna 2 hamburgerit, siis kuskilt seal kõrvalt veel. Ja siis kõndisin õhtul veel, lonkasin, ütleme niimoodi, mul oli jalg hakkas natukene enne seda Newton Mount Kennedy't hakkas valutama ja siis selle maa siiani siis kuidagi lonkasin. Ja siis ma mõtlesin küll, et kuidas ma homse päeva vastu pean. Mul on sisuliselt homne päev ja siis veel kuni varahommikuni ülejärgmisest päevast ka kõndida, et kuidas ma jõuan. Ma kuidagi varem arvestasin, et mul tuleb kuskil 30 kilomeetrit kõndida, aga enne imet ma hakkasin vaatama ja see Wicklow linn, siit kuhu mul on eesmärk minna, täpselt selle kollalise postini siin, ei olegi pikka maad, oli 13 kilomeetrit. Nii et ma hakkasin mõtlema, et vau, et kuidagi märkamatult tegelikult on suurem osa teekond juba ära kõnnitud. Aga ma ei tea, mis hinnaga, ma täna tegin ka kõvasti ja rahmeldasin, tegin kõvasti tööd. Sest osa teest oli mitte lihtsalt mägine, vaid et kohati rada sisuliselt ei olnud. Lihtsalt see minu Maps.me kaart oli registreerinud ära mingisugused rajad, mis olid ammu nagu ära unustatud. Ja siis seal see raja peal oli ka seda, ma ei tea, mingisugused taimi täis niimoodi, et pidi nagu jalaga nagu lükkama neid taimi eest, et sealt üldse kõndida. Nii mäest alla kui mäest üles ja seal taimed alla oli ka siuke kivine pinnas. See oli ikka paras katsumus. Aga homse päevaga ma ei teagi nüüd, et kui mul jalad on haiged, siis ma tasapisi longingi Wicklowni välja. See on siis 13 kilomeetrit, ütleme niimoodi. See on piisavalt pikk maa, et niimoodi vaikselt lonkida, sest mul oli jalg täna õhtul väga valus. Aga kui jalg siiski paraneb, siis võib-olla mõtlen kuskile teha kõrvalepõike mõnes ilusasse kohta. Kuskil siin pidi olema ilus koht. No ja kogu see kont siin pidi olema hästi ilus. Aga jah, et igal juhul mulle tundub juba lootusrikkam, et mu eesmärk oli ikkagi eelkõige
et ikkagi kõndida läbi see maa ja tundub, et seekord isegi äkki õnnestub.